Selles audioartiklis keskendun 3 teemale. Räägin kõigepealt, kuidas saavutatakse tipptulemusi. Seejärel räägin positiivsusest, motivatsioonist ja isikuomadustest ning nende seosest müügiga. Ja kolmandaks, vastan, miks on müügikoolitusi mõtet pakkuda vaid kõige parema suhtumisega müügitöötajatele. Head kuulamist! Müügitehnikaid on võimalik õppida väga paljude erinevate müügikoolitajate juures nii Eestis kui mujal. Sel teemal on kirjutatud palju raamatuid ning toodetakse pidevalt podcast'e ja muid kasulikke õppematerjale. Kuid ainult tehniliste oskuste omandamisest, aga edukaks müügitööks kahjuks ei piisa. On üks omadus, mille olemasolu korral ei ole mõtet müügikoolitaja juurde minna. Kui inimene on negatiivse mõtlemisega, ei saavutada müügis edu. Ükskõik kui hästi ta on tehnikad omandanud. Küll aga võin oma kogemusest öelda, et positiivset mõtlemist on võimalik väga edukalt õppida ja negatiivne mõtteviis optimistlikumaks pöörata. Seega tekib küsimus, mis on müügis tähtsam? Kas positiivsus, motivatsioon või isikuomadused? Mis teeb ühe sportlase teisest vastupidavamaks? Mis aitab ühe üksuse juhil saavutada rohkem kui teisel? Miks üks lapsevanem suudab jääda kordades rahulikumaks kui teine? Positiivse psühholoogia ekspert Dr. Martin Seligman on oma 50 aastat kestnud ja enam kui 1 miljoni inimese põhjal tehtud uurimustöös tõestanud, et anne ja motivatsioon on küll kõikidel aladel olulised, kuid selleks, et järjepidevalt võita, ei piisa ainult võimekusest võita ega ka tahtmisest võita, vaid vaja on ka eneseusku, et võit on võimalik ja et mina ise olengi võitja. Eneseusk paneb inimese pingutama, et saada paremasse kooli, et võita olümpiaad, et võita süda, et luua oma ettevõtte ning käia mööda oma unikaalset rada. Kui aga inimene ei usu endasse, kui ta on juba eos kindel, et plaan on lootusetu, siis ei ole ta võimeline astuma esimest, kuid kriitilist sammu, millest sõltub kõik ülejäänu. Daniel Goleman avaldas juba 30 aastat tagasi uuringud, mis tõestasid selgelt, et IQ ja tehnilised oskused määravad karjääri edukusest maksimaalselt 25%. See tähendab, et 75% tulemustest, sealhulgas müügitulemustest, sõltub millestki muust kui müügiinimese intelligentsus ja kompetents. Aga mis siis, kui parimad ei müü rohkem seetõttu, et nad oskavad rohkem koolitustel õpitud müügitehnikaid, vaid seetõttu, et nad tulevad paremini toime äraütlemistega ehk teisisõnu, nad oskavad mõelda keset negatiivset positiivselt. Alustame pisut laiemast pildist. Miks on üks sportlane teistest vastupidavam? Mis aitab ühe üksuse juhil saavutada rohkem kui teisel? Miks üks lapsevanem suudab jääda kordades rahulikumaks kui teine? Ja miks mõned saavutavad oma sihid, kui teised loobuvad ja annavad alla? Mõnikord öeldakse, et need inimesed teevad rohkem tööd või et neil on annet. Mari on klassi kõige targem füüsik. Juss on kiirem kui kõik teised ründajad. Või Maret on briljantne strateegilises mõtlemises. Tõepoolest on nii anne kui töökus eduvalemi olulised komponendid. Kuid üle 40 aasta uuringuid näitab, et müügiinimese või millise iganes inimese oskus tagasilöökidest põhjustatud stressiga toime tulla, inglise keeles grit, mängib sihtide saavutamisel äris, elus ja spordis hoopis suuremat rolli kui loomuomane anne või töökus. Tegemist on vägagi olulise uudisega, sest kuigi me ei saa muuta oma geenipagasit, saame me arendada tagasilöökidega toimetulemise oskust, mis inimest paratamatult eluteel saadavad. Olen isiklikult teinud tipptasemel müüki äärmiselt pingelises müügikeskkonnas. Austraalia müügiettevõttes Telstra, kus päevanorm oli minimaalselt 170 müügikõnet päevas ja müünud seejuures high-end tooteid.
keskkonnas, kus konkurendid müüsid 2–3 korda odavamalt. Tegin seda tööd kokku üle 5 aasta ja ärkasin paljudel hommikutel negatiivsete ja pessimistlike mõtetega. Mul oli otsene vajadus oma ebakindlusest, hirmudest ja ärevusest lahti saada. Vastasel korral ei oleks ma suutnud enam müüa. Mida rohkem ma õpin, seda rohkem saan teada, kuivõrd ebasootsal positsioonil on negatiivsed inimesed võrreldes oma positiivsete liigikaaslastega. Uuringud näitavad, et positiivsed inimesed taastuvad tagasilöökidest kiiremini. Otsivad võimalusi ja väljakutseid, mitte ei püüa neid vältida. Tulevad paremini toime frustratsiooni, äraütlemiste ja stressiga. Säilitavad ebaõnnestumiste järel enesekindluse, entusiasmi ja sihi. Ei jää ebaõnnestumiste üle heietama ega nuhtle end eksimuste eest. Nad on enesekindlamad, loovamad ja valmis võtma edu saavutamiseks vajalikke riske. Nad saavad edukogemusest tõuke otsida veelgi rohkem edu ega jää loorberitele puhkama ja nad suudavad oma eduga tähistada ja tunnustust teistelt vastu võtta. Seega, mis on tippude salades? Tean isiklikust 7-aastasest otsemüügi praktikast nii müüja kui ka müügi eest vastutava juhina, et sõltuvalt tootest tuleb tihti selleks, et saada üks jah, vastu võtta mitukümmend eid. Kui müüsin 2008. aastal Austraalias Sydney telekommunikatsiooniettevõtte Telstra telefoni teel mobiilset liitumist, oli müügiinimese päevane nõutav kõnede miinimum 170, millest tippudel õnnestus müügiks pöörata maksimaalselt 3 kontakti. See tähendab, et iga päev pidi kuulma keskmiselt 167 äraütlemist ja alustama siiski igat uut kõnet nii, et 50 eelmist äraütlemist ei mõjutaks usku järgmise kõne õnnestumisesse. 95% uutest müügiinimestest langes sellise tagasilöökide hulga juures välja 3 nädalaga. Inimese elu on täidetud tagasilöökidega. Ebaõnn võib ootamatult tabada kõiki ja pingelised situatsioonid kuuluvad lahutamatult elu juurde. Kuid edasi jõuavad need, kes vastu tuule kiuste suudavad säilitada optimismi, mis annab jätkamiseks vajaliku jõu. Üks keerukamaid ameteid, kus inimene peab tagasilöökidega toime tulema ja seejuures ülikõrge produktiivsusega jätkama, ongi just müügitöö. Müügikoolitused on mõttekas hoida õige suhtumisega töötajatele. Müügipersonali voolavus on probleem enamikes müügiorganisatsioonides mitte ainult Austraalias, vaid kogu maailmas. 80ndate keskpaigas palkas elukindlustusi müüv ettevõte MetLife 5000 uut müügiinimest aastas. Et tagada nende edu, investeeris ettevõte iga 2 aasta tagant müügikoolitustesse $150 miljonit. See teeb $30,000 koolituskulu iga inimese kohta, kellest pooled pidasid vastu vähem kui aasta ja ainult 1/5 jäi tööle kauemaks kui 4 aastat. Et pidurdada massilist kaadrivoolavust, palkas MetLife appi Martin Seligmani. Dr. Seligman jälgis MetLife'i müügiinimesi 2 kuu vältel ja avastas, et kui suurem osa müügiinimestest kaotas äraütlemiste tõttu motivatsiooni ja teotahte, siis väike osa inimesi näis olevat äraütlemistele immuunsed. Ükskõik kui palju eisid nad ka ei kuulnud, leidsid nad jõu, et enesekindlalt jahi suunas jätkata. Nende inimeste saladus oli positiivsus. Nad oskasid anda ebaõnnestumisele teistsuguse tähenduse ja kirjeldasid tagasilööke umbes nii. Pole hullu. Täna on lihtsalt selline päev. Homme läheb paremini. No, see oli lihtsalt selline klient. Järgmine võib vabalt olla müük. Igale tagasilöögile järgneb alati tõus. Kuid müüjad, kes ettevõttest lahkusid, kirjeldasid tagasilööke umbes selliste sõnadega. Jälle üks ei. Ma ei hakka kunagi müüma. Mitte keegi ei taha minult osta. No see asi on ikka täitsa lootusetu. Oluline on täpsustada, et optimism ei ennusta inimese võimet müüa mingit kindlat toodet, vaid inimese oskus toime tulla müügiprotsessi käigus tekkivate tagasilöökidega. Positiivsema mõtlemisega kindlustusagendid
Müüsid keskmiselt 37% rohkem kui agendid, kelle mõtlemine oli pessimistlik. Kõige positiivsemad agendid müüsid lausa 88% rohkem kui nende kõige pessimistlikumad kolleegid. Kui oled müügi eest vastutav juht, siis mõtle, mida tähendaks tulemuste 37–88% paranemine sinu ettevõttes. Kui oled ise müügiinimene, siis mida teeksid 37–88% kõrgemad tulemused sinu palganumbriga? Saamata juurde uusi tehnikaid, kogemusi ega aega ja muutes ainult viisi, kuidas endale tagasilööki kirjeldad, saaksid potentsiaalis järgmise 12 kuuga mitmekordistada oma palganumbrit ja ettevõtte kasumit. MetLife'i jaoks piisas kuuldud infost selleks, et muuta värbamispraktikat ja võtta tööle uued müüjad, tuginedes müügiinimesi valides viisile, kuidas nad endale tagasilööki kirjeldasid. Kusjuures nad võtsid esialgu katsetuseks tööle nii agente, kes olid positiivsed, kui ka neid, kes olid negatiivse mõttemaailmaga. Tulemus. Aasta pärast müüsid värskelt värvatud optimistid värsketest pessimistidest 21% rohkem ja teiseks aastaks oli vahe kasvanud 57%. Positiivsed müüjad olid lihtsalt kordades töökamad. MetLife'i jaoks oli see info piisavaks tõukeks, et muuta täielikult oma värbamispraktikat. Edaspidi, kui kandidaat põrus standardses müügitestis, kuid sai kõrge hinde positiivsuses, võeti ta ikkagi tööle. Ja kui kandidaat sai müügioskusi kontrollivas testis kõrge hinde, kuid tema suhtumine oli pessimistlik, siis jäi ta palkamata. Kaadri voolavus stabiliseerus 2 aastaga ja turuosa kasvas 50%. Müügikoolitustesse oli nüüd mõtet investeerida. Oluline on täpsustada, et optimism ei ennusta võimet müüa mingit kindlat toodet, vaid oskus toime tulla müügiprotsessi käigus tekkivate tagasilöökidega. Tänaseks läbi viidud uuringutest on selgunud, et müüjate positiivsus mõjutab müügitulemusi ka teistes sektorites. Näiteks kinnisvara. Positiivsed maaklerid müüvad 33% rohkem kui negatiivsed. Maaklerid, kes on positiivsed ja sobivad ametisse ka oma tugevuste poolest, müüvad teistest 39% rohkem. Automüük. Positiivsed müüjad on 20% tulemuslikumad kui teised. Automüüjad, kes on positiivsed ja sobivad ametisse ka oma annete poolest, müüvad teistest 27% rohkem. Telekommunikatsioon. Positiivsed müügiinimesed on 29% tulemuslikumad. Müüjad, kes on positiivsed ja sobivad ametisse ka oma tugevuste poolest, müüvad teistest 39% rohkem. Pangandus. Parimad nõustajad on 25% optimistlikumad kui ülejäänud kolleegid. Klienditeenindus. Suurima lisamüügiga teenindajad on 50% optimistlikumad kui teised teenindajad. Mentaalselt tugevad ehk positiivsed sportlased on sihikindlamad ja tugevama distsipliiniga kui need, kellel on küll annet, kuid jääb puudu positiivsusest. Positiivsed sportlased ei jäta vahele treeninguid ega otsi kergema vastupanu teed. Tiimikaaslased saavad neid alati usaldada. Mentaalselt tugevad, positiivsed juhid on oluliselt järjekindlamad. Neil on selged eesmärgid. Nad ei lase negatiivselt tagasisidel, hetkelisel graafikul või võimalusel teenida kiiret tulu viia end kõrvale põhifookuselt, tõeliselt oluliselt visioonilt. Ja mentaalselt tugevad, positiivsed loomeinimesed ja erinevatel positsioonidel töötajad on oma loomingu kvaliteedis ja produktiivsuses järjepidavamad ja etteaimatavamad kui ülejäänud inimesed. Nende tootlikkus on kõrge pidevalt, mitte ainult siis, kui neil on tunne tööd teha. Nad lähenevad oma tööle professionaali mentaliteediga, isegi kui nad on oma kogemuste poolest veel amatöörid. Nad teevad esimesena ära selle, mis on kõige tähtsam, ega lükka olulist edasi. Seega võib öelda, et positiivsus on justkui biokeemiline konkurentsieelis. Positiivsed emotsioonid tekivad tänu sellele, et aju ujutatakse üle dopamiini ja serotoniiniga, kemikaalidega, mis panevad aju õppimiskeskused toimima kõrgendatud režiimil. Selline võimendatud seisund aitab kliendilt saadavat infot efektiivsemalt organiseerida ja hoida seda kauem mälus, mis omakorda kiirendab loogilist mõtlemist.
avab tee originaalsete seosteni, loob võimaluse olla võimekam kompleksses analüüsis ning leida uudseid lahendusi kliendi probleemidele. Milline nendest hüvedest ei ole müügiinimese edus kriitilise tähtsusega? Kusjuures positiivne biokeemia mõjutab tulemusi koheselt. Ühes katses lasti 4-aastastel lastel koostada mänguklotsidest kujundeid. Esimene grupp sai ülesande panna klotsid kokku nii kiiresti kui võimalik. Teine grupp sai sama ülesande, kuid enne alustamist paluti lastel mõelda 1 minuti jooksul millelegi, mis teeb nad väga rõõmsaks. Lapsed, kes võtsid selle minuti, said kõik ülesandega kiiremini valmis. Sarnane tulemus kordus ka 12 aastat hiljem läbi viidud katses, mida tehti 10 aastat vanemate lastega. Õpilastel paluti enne matemaatika kontrolltööd mõelda minuti jooksul oma elu kõige õnnelikumale päevale. Taaskord, ainuüksi minut positiivsust tõi kontrollgrupiga võrreldes paremaid tulemusi. Kui piisab ainult minutist, et olla konkurendist kiirem ja täpsem, siis on vähe sellist, mis annaks 60 sekundile väljundi mõttes rohkem väärtust kui selle täitmine positiivsusega. Optimism on vältimatu edu alus kõikides rollides, mis nõuavad kõrget stressitaluvust, initsiatiivi, vastupidavust, järjekindlust ja julget visiooni. On see siis müük ja müügitugi, maakleritöö, PR, sündmusturundus, projekti juhtimine, kokandus, teenindus, meditsiin, esitluste tegemine, muutuste juhtimine, loovjuhtimine või kõik rollid, mida saadab pingeline konkurents ja pidev läbipõlemisoht. Positiivse mõtteviisiga inimesed suudavad nendes rollides tagasilöökidest kiiremini taastuda ning jätkata tööga ilma, et motivatsioon ja kvaliteet langeks. Aastate jooksul kogunenud info näitab ka, et positiivsed inimesed on teistega võrreldes produktiivsemad, saavutavad paremaid tulemusi juhtivatel positsioonidel, elavad kauem, naudivad lähisuhteid, mis kestavad kauem, tihti kogu elu ja on parema tervisega. Ja positiivsus mõjutab ka füüsilist tervist. Ühes pisut võikas uuringus mõõdeti vabatahtlike positiivsust ning seejärel nakatati nad gripiviirusega. Nädala pärast olid indiviidid, kes olid katse alguses positiivsemalt meelestatud, tulnud viiruse mõjuga paremini toime kui pessimistlikud katsealused. Nad hindasid end subjektiivselt tervemaks ning neil oli arstide poolt vaadatuna ka oluliselt vähem objektiivseid gripiga seotud sümptomeid. Nad aevastasid ja köhisid vähem ning põletikunäidud olid madalamad. Töö kontekstis väljenduks see tohutu kokkuhoiuna, sest juhid, kes loovad positiivse tööõhkkonna, vähendavad haiguspäevadega seotud otseseid ja kaudseid kulutusi, kuna pessimistid haigestuvad rohkem ja võtavad aastas keskmiselt 15 haiguspäeva rohkem kui nende positiivsemad kolleegid. Negatiivsus levib kiiremini kui ükskõik milline muu viirus ja on seejuures üks ohtlikumaid, sest on paljude teiste haiguste põhjustajaks. Tuleb välja, et optimistid märkavad ka rohkem võimalusi. Bostonis asuva Brandeisi ülikooli uurijad kasutasid seadeldist, mis monitooris katsealuste silmade liikumist, et jäädustada kõik, millele nende pilk fokusseerus. Selgus, et kui inimene on pessimistlik, keskendub tähelepanu ainult ekraani keskpunktile. Kui aga katsealused olid katse alguses mõjutatud olema positiivsed, haaras nende pilk kogu ekraani, märgates oluliselt suuremat infohulka kui vaid ekraani keskosa. Uurijad järeldasid, et on tõenäoline, et positiivne töötaja näeb rohkem võimalusi karjääri edendamiseks. Positiivne ettevõtja märkab kasutamata turupotentsiaali. Positiivne tudeng leiab võimaluse stipendiumiks ja positiivne sportlane näeb rohkem mängijaid, kellele palli sööta. Kui positiivsel mõtlemisel on tulemustele märgatav mõju nii paljudes sektorites, on loogiline, et lisaks müügikoolitustele, mis aitavad suurendada efektiivsust läbi uute tehniliste oskuste omandamise, investeeritakse ka programmidesse, mis õpetaksid inimestele, kuidas pöörata negatiivsus positiivsuseks. On vähe kasu oskustest, mida inimene isegi ei rakenda, sest oma negatiivsuses ei usuda endasse piisavalt, et proovida ning juba esimesed tagasilöögid tekitavad temas vastupandamatu soovi alla anda. Kogemus ja uuringud näitavad, et inimesed saavad muutuda rõõmsamaks, et pessimist võib muutuda optimistiks ja et negatiivset aju saab programmeerida olema rohkem lahenduste keskne. Olgu öeldud, et eksisteerivad ka rollid, kus optimism ei ole maksimaalse edu saavutamisel võtmeteguriks.
Nendes rollides seisneb edu eeldus hoopis inimese võimes näha asju läbi realismi prisma. Näiteks tehniline arvestus, eelarvestamine, ohutussüsteemide projekteerimine, läbirääkimised, finantskontroll, raamatupidamine, juura, administratiivtöö, statistika arvestus, tehniline kirjutamine ja nii edasi. Mõningatel juhtudel vajavad organisatsioonis juhtpositsioonidel olevad isikud vägagi kõrgendatud reaalsustaju ning eelise võib anda väiksem kalduvus näha asju optimistlikult. Eriti just ametikohtadel, mille esindajatelt eeldatakse mõistmist, millal jalg gaasipedaalilt maha võtta ning kus vanasõnal parem karta kui kahetseda on organisatsiooni tuleviku seisukohast oluline koht. Kuid müügitöö ei ole üks sellistest ametitest. Olen kokku pannud müügiinimestele ja üldse kõikide ametite inimestele mõeldud praktilise koolituse positiivsuse dividendid, millel jagatavad tööriistad on aidanud juba tuhandeid inimesi igapäevaelus positiivseteks mõteteks motivatsiooni leida. Samad praktikad aitasid ka mul endal pöörata pessimistlik mõtteviis positiivsemaks ning jõuda lähemale elule, mida enamiku ajast armastan. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.